Tapa jaam sai elu raudteelt. 19. sajandi keskel soovisid Eesti kubermangu mõisnikud, hiljem liitusid nendega ka kaupmehed, eriti Tallinna kaupmehed, raudtee ehitamist, mis ühendaks neid suurema turuga ja selleks oli loomulikult Peterburi. Tapa jaamahoone suuremad ümberehitustööd viidi läbi 1928–1929. Puidust Vaksali idatiib lammutati ja ehitati telliskivi hooneks, mille eksteriöör sobitati arhitektuuriliselt lääne tiivaga. Klassivahet Vaksalis kaotati, suurendati seda vestibüüli, kuhu paigutati siis ajakirjanduse müügikoht. Peale 28. aasta ümberehitust on Vaksalooni läbi aegade arhitektuuriliselt säinud põhiliselt sama väliskuju. Kunagi meil Vaksalisse tuli meie president Lennart Meri meie juurde. Ta pidi tegelikult sõjaväes olla, ta tuli ringsõituga, ta tegi seal Pariisi küla, Rakverest läks Pariisi küla kaudu, pidi meie sõjaväes ära käima, aga see hästi vähe aega ja pidi Tapalt diiselrongiga sõitma Rakveresse. Aga siis millegipärast ta sõjaväe ossa ei läinud, sellepärast hästi vähe aega oli ja tuli minul Vaksali juurde. Siis ma pidin teda vastu võtma. 80. aastani ma töötasin Vaksali korraldajana ja seal olid siis kõik reisijate probleemid olid vaja lahendada. Igasuguseid nüansse tuli ette. Piletilaekur, see oli see ainult müüs pileteid ja kui seal olid mingisugused probleemid, siis lahendasime meie. Võtsime ronge vastu, meil oli see ketas. Algul oli jaamas veel selline väljas perrooni peal oli suur kell. Kui rong hakkas sisse tulema mikrofoniga, ütlesime, et saabub rong, mis sihis, ütleme, Tallinnast Riiga või Tallinnast Moskvasse ja millisele teele. Hakkasin Tapa jaamas tööle 68. aastal. Tapa jaama uste vahel olid kahel pool müügikioskid niisugused. Ühel pool, kus olid ajalehed müügil ja teisel pool olid konfekid ja limonad. Ja töötasin seal konfeki ja limonadi osakonnas nagu. Tööd oli väga palju, lahti olime hästi pikka aega, hommiku vara kella 6, õhtu kella 11 oli ta lahti. Nii et rahvaliikumine oli väga-väga suur. Hiljem tulin suurde saali siia tööle puhvetisse. Siin oli 2 puhvetit, üks oli rongi ekipaažile ja teine oli siis nagu restorani külastajatele, kes olid. Söökla oli väga suur, väga-väga suur oli. Hiljem tegime väiksema niisuguse kokteili osakonna, kus sai lahtist jäätist müüa, šokolaadijäätist, šokolaadiga, moosiga, lahtised mahlad. Oma mehega tutvusin ma niimoodi, et jaamas vist tuli remont. Jaamas tuli remont ja mind pandi restorani tööle ja ta hakkas käima nagu restoranis söömas õhtuti. Ilusti kõik oli riidest, vahetustega töö oli ja tuli sööma ja võttis praadi ja magustoiduks oli leivasupp. Ja mina mõtlesin, et ei, et see on asjalik noormees, et ei, sellele ma seda leivasuppi kohe ei anna ja kõik. Andsin prae ja tuleb, ütleb, et tütarlaps, aga teie unustasite mulle magustoidu andmata. Ma ütlesin, et jah, palun. Andsin ära ja sõi ära ja tuli tänast ja ütles, et mis kellaaeg te täna siis selle tööpäeva lõpetate? Ma ütlesin, kell 10. Et kas võib tulla ukse juurde vastu? Ma ütlesin, miks mitte? Ja tuli vastu ja läkski.
väga niisuguseks tõeliseks ja ausaks armastuseks. Mulle rääkis viimane Vaksal ülem Nikolai Albert. Ta rääkis mulle, et kadus mõte üldse pidada, sellepärast et piletid hakati ka müüma oma rongides. Ja põhiline oligi seal piletimüük. Ooteruumid pandi kinni, siis ei olnudki mingit mõtet. Muud funktsioonid kadusid kõik ära, mis seal olid. Sellepärast, et seal teisel korrusel olid ka jaamaülema ruumid. Jaamaülem, jaamainsener, Punanurk näiteks oli seal üleval, Sõlmeparteikomitee niisuke oli seal üleval ja nii edasi. Need ei olnud enam. See oli Laari valitsemise aeg. Oli niisugune teede- ja sideminister Jürgenson. See oli nagu komöödia aeg oli siin. Siis oli erastamisperiood, taheti kõik erastada. Erastati ka raudtee. Ja siis võeti niisugune otsus seal vastuvalitsuses, et ronge pole vajagi. Et bussid Tapa jaamast viivad siis Aegviitu. Aegviidus on elektrirong, mis siis käib pidevalt ja elektrirongile siis saad Tallinna. Õnneks ei läinud läbi see. Kui viimane rong pidi siin sõitma läbi siit. Rong andis veel ület ja Tapa jaama peroon oli inimesi täis. No see oli naeruväärne juba. Ja said ikka aru vist, et see on absoluutne lollus ju. See idee tekkiski olles seotud teatriga, korraldades siin teatrit suviti, siis ma nägin, kuidas inimesed olid huvitatud uudistamaks Vaksali hoone ruume ja vaatama neid, et kuidas need on säilinud ja nostalgitsema. Ja sealt tekkiski idee, et miks mitte nostalgitseda ühel päeval ja lasta seda kõigil siis teha. Tapa rongijaam on üsna ainulaadne. Ta on väga suur ja kahjuks see on kinnine ja valides oma lõputööd soovisingi teha midagi iseendale ja midagi kogukonnale ja tuua midagi ka Tapa linna tagasi. Tapa raudteejaamast on ammused mälestused, kuna ma olen maalaps, siis ma sain esimest korda rongi peale alles kuskil 7-aastaselt Tapa jaamast ja tagasi tulles Tallinnast. Me jäime isaga magama ja siis, kui rong Tapalt välja sõitis, tõmbas nõksakuga edasi, siis isa ärkas, siis
raputas mind ka üles, siis me jooksime ukse juurde ja siis oli juba peaaegu Nõmmküla jaam ja siis me hüppasime seal, ta seal läks kuidagi aeglaselt, nii et me hüppasime sealt rongist välja täitsa selja peale, nii et hing oli kinni. Raudteejaam oli ikka väga Tapa keskne koht, siin sai süüa ja siis ikka rahvas kogunes siia ja nii et see oli väga mõnus siin. Uskumatu. Ma ei oleks siia uskunud, et nii palju rahvast tuleb, et nii palju huvilisi on ja kõik inimesed mõistavadki seda, et mul ei olnudki võimalik taastada neid ruume identselt nii nagu 80-ndatel, vaid nad tõesti kõnnivadki ringi, nostalgitsevad, meenutavad, kus mida nende ajal oli, kust oli võimalik nende ajal piletit osta ja nii edasi. Et see huvi, mis praegu on tekkinud ja ma näen, kuidas aina rohkem tuleb inimese juurde, see on uskumatu.